reaalajas info otsimine. Tegelikult see on ikka väga võimas funktsioon siin. Et sa saadki reaalselt ükskõik mis infot kätte, mis kuskil internetis on. Sa saad talle linke saata, ta saab ise otsida kuskilt. Ja sa saad temal paluda, et seda teeb. Ta vahepeal teeb ise ka muidu. Kui sa näed, et ta ei tee seda, palu tal teha seda, kui sul on vaja kindlat. Aga ma näitan sulle paar erinevat võimalust siin. Esimene oligi juba, mis ma siin tegin enne, ilma küsimine. Ja teine asi näiteks, võtsin mingi suvalise artikli, no ma vaatasin meelega, kus oleks rohkem teksti, et oletame, et sa ei viitsi seda lugeda, on ju, siis võtad selle lingi siit ja tuled tema juurde. Ütled, ta tee kokkuvõtte sellest, sa ei pea seda märki panema, ma olen harjunud panema ja siis annad selle lingi. Nüüd ta läheb, vaatab seda linki, ütleb meile lühidalt, väga lühidalt, kui lühike see on. Ja tead seda vormingut sa saad siin muuta, näiteks tahad, ta paneb punktikestega, näiteks niimoodi. Nüüd ta kirjutab niimoodi hoopis, mis on võib-olla silmale parem. Okei, siin on väga vähe uudiseid vist. Nimelt saad kohe hästi kiiruga teada, mis juhtust ei pea lugema seda ikka artiklit. Ja mis sa veel võid teha selles osas, uudiste osas? Küsingi, mis Eestis täna juhtus? Tee mulle loetelu ja palun otsi internetist, et ma ikka ütlen talle ära, et otsiks. Vahepeal ta ei otsi. Ta annab ka lingid, aga ta annab lingid nende peamistelt lehtedelt, mitte nagu ise uudis. Ta liitis siin siis erinevad platvormid nagu Delfi, ERR ja Postimees kokku. Saad niimoodi ülevaate kätte, mis täna toimus. Võid küsida, mis kuu jooksul on toimunud, mis nädala jooksul on toimunud, niimoodi ka. Ja üks asi, me saame artiklit anda, aga tead, sa võid tegelikult ükskõik mis linki anda, et näiteks, et tahad mingi konkurendi analüüsi teha, näiteks lähed mingi ettevõtte lingile, saidile, võtad tema lingi ja annad talle, palud teilt seda vaadata, võtame kuupi lihtsalt. Ma kontrollin üle temad, kas ta üldse vaatab seda. Okei, väga hea. Näiteks sa ei viitsi kellegi saiti vaadata, küsid temalt lihtsalt, mis siin toimub. Ja siis põhimõtteliselt sa võidki ükskõik mis küsimus küsida, mis sind huvitab mingil saidil. Mida sa tahad teada? Lihtsalt küsisin siin coop.ee. Igatahes, kui sa niimoodi küsid kellegi saidi kohta midagi, siis ta vahepeal võib-olla eirab sind, vahel ta on nõus tegema, et see sõltub, mida sa küsid. No mis ma veel võiksin teha, võtan näiteks, vaatame, mis siin aktsiaturul on toimunud. Küsime, mis täna on börsiturul näiteks toimunud. Vaatame, kas ta annab nimekirja. No muidu ma peaksin nüüd üle kontrollima, kas ta mulle segast ei jäänud. Okei, kuule, sa tegelikult ütles õigesti mulle mõned asjad. Tegelikult ma arvan, et ta on õiged, aga ma ei hakka nüüd ükshaaval kõike läbi käima, et ma vaatasin praegu LHV-d. Tõusis 3,44. On küll, tõesti. Et kui ta annab sulle siukest faktilist infot, sa peaksid ise üle vaatama ka muidugi. Eriti siukeste finantsasjadega. Ja mida sa veel saad teha? Sa saad ka mingeid tooteid näiteks võrreda, et mul näiteks oligi hiljuti probleem, ma tahtsin omale mikrofoni, vot selle sama, millega ma praegu räägin. Mul ei olnud mikrofoni, lindistasin telefoniga, see oli jube. Ja siis mul oli probleem, et ma ei tea, mis mikrofoni osta. Ma kasutasin Keepit abi. Siis ma leidsin mingid mikrofone ja ma võrdlesin tema abiga siin. Näiteks ma ostingi lõpuks siis siukese mikrofoni, aga mul läks ikka kohutavalt aega, et seda üldse leida, mis mulle meeldib. Ja ma saakski näiteks Keepit abi kasutada sellega, et näiteks võtangi selle aina ja otsin midagi veel, millega saaks võrrelda. Näiteks võtan selle, naeru nägu selle. Näiteks mul on 2 toodet siin, jah. Niimoodi, et ta aitab mul siis võrrelda, et kumb toode on parem, et tee loetelu plussidest ja miinustest, siis ma annan talle. Ja tegelikult neid on linke, sa võid hästi palju anda talle, kus sa mingid võrdlusi teed. Ma annan 2 tükki. Praegu ta vaatab antud linkil, et ja ma ei tea, palju infot seal linkil on ju, et tegelikult mis võiks teha ongi, et võtan selle toote pealkirja hoopis, ütlen talle, et otsi üle interneti üldse, mitte ainult sealt lingit. Tore. Ta otsis ise ka kuskilt teistest linkidelt hoopis juurde. Igatahes sa saad niimoodi tooted võrrelda. Küsib plusse, miinused või hoopis annad talle oma konteksti, et vaata, minul on siukene konkreetne soov, et mis sobiks minule paremini vastates nendele soovidele, mis ma sulle praegu ütlen. Ja siis sa ütled oma soovid, on ju. Aga kui sa ei tea, mis soove, lihtsalt palu tal ülevaade teha, sa loed ise, et okei, võib-olla see on parem. No jah. Et need on nüüd paar näidet, milleks ta on võimeline. Et tegelikult neid kasutusvõimalus on palju rohkem, et sõltub, milleks sul vaja neid on. Ja nüüd kujuta ette, kui me liidame ka need teised lisafunktsioonid veel sellega kokku, et vaata, tegelikult see tasuline plaan siin on multimodaalne ja see tähendab seda, et me saame neid lisafunktsioone vahel suhtlema panna. Ja kui sa oskad võimsamaid käsklusi küsida tema, et sa saad palju paremat infot ka. Et need on siuksed kergemad näited. Et ma usun, kui sa paned siia rohkem konteksti juurde, saad veel paremaid vastuseid. Aga okei, vaatame järgmist lisafunktsiooni.